sööme Taanis brunchi. See on selle reisi palukki. Ma peaks selle paberi võtma siit. Meil on tõesti imeline leib igal pool. Jällegi Eestisse äriidee. Teha selline brunchi koht, kus sa saad kõike võtta päikeste kaussidega ja sa fillid ise selle formi, vaata. Kes on käinud palil, teab, millest ma räägin. Tais on ka vist. Ja Taanis see ongi nende hommikusöög. Ja puhaskreeka juurde. Ma ei saa mitte kunagi juustuga valesti minna. Pluss ma tahtsin rääkida sellest naisest, kes lennukis kõrval istus. Ma reaalselt siiamaani mõtlen, kas ma olin ise ebaviisakas, mingisugune 40+ naisterahvas. Ja tal ei olnud kõrvaklappe ega mitte midagi. Ja enne kui ma hakkasin õhku tõusma, siis ta koputas mulle õlale, et palun pane oma muusika vaiksemaks, et mul AirPodsidest nagu kostab läbi. Ma mingi, okei, mul ei olnud isegi muusika nagu põhjas. Panin siis natuke vaiksemaks, et äkki lennuk ei ole veel õhku tõusnud, et võib-olla tõesti kostab läbi, et kui õhku tõusame, siis see müra läheb nagu suuremaks. Tõusime õhku ära, panin nagu muusika natuke valjemaks, sellepärast et see müra oli nii kõva. Ja siis ta koputas mulle õla peale uuesti, et kas sa paneksid oma muusika palun vaiksemaks. Ma olin mingi lennuk on nii pali, et vaevalt nagu minu muusika nüüd nii häiriv on. Ja ma tahan, et mul on mugav lennata, nagu ma ei taha seda müra kuulata, mul hakkab pea valutama ja see, et sinul ei ole kõrvaklappe või mingisuguseid kõrvatroppe, see on ju tegelikult sinu mure. Ma ei saa ju oma muusikat regullida selle järgi, kuidas 200 inimesel lennukis nagu meeldib. Asi, mis ma talle nagu vastu ütlesin, siis ta pööritas silmi lihtsalt. Maandusime, on ju. Kohe, kui me maandusime, lennuki nagu ei olnud veel isegi paigale jõudnud sõita ja ta juba koputas mul õla peale. Tõuse püsti, võtta oma kott. Ma mingi, lennuk ei ole veel peatunud. Uksed ei ole veel lahti. Siis ta pööritas jälle silmi. Siis mul oli nagu paha tunne, siis ma tõusin püsti. Võtsin oma kohvri ja siis ma seisin 20 minutit, kui nad panid seda tunnelit ja nagu tegid uksed lahti ja inimesed said hakata alles liikuma ja me istusime nagu, meie istmed olid 27 C ja B. Ehk siis nagu täiesti lennuki tagaotsas. Siis ma lihtsalt seisin 10 minutit ja siis tema istus akna kõrval. Ja lihtsalt vaatas aknast välja, miks sa mind siis istme pealt nagu välja lükkad. Ma nagu leian, et ma ei käitunud väga valesti. Ta juba teist korda koputas, ma ei mingi, mis sul probleem on? Soovin teile kõigile imelist päeva.